Tere! Tervitan sind täna ühe sellise ägeda monstrumi kõrvalt. Meil on täna võimalus mängida ja tutvuda 2022 aasta Dodge Ram T-Rexiga, mis on kõigest väga normaalse ja sellise euromeelse 6,2 liitrise supercharged mootoriga. Ma olen väga vaimustuses, see tuleb hästi kihvt video. Lähme saame selle autoga tuttavaks, lähme sõidame sellega seal, kus ta peab sõitma, lähme sõidame temaga seal, kus ta tegelikult sõidab. Vaatame, kuidas on ameeriklased suutnud lahendada selle salongi poole, mis on alati olnud selliseks kirstunaelaks. Ja teeme lihtsalt midagi lõbusat. Läki nüüd! Nii, ja jätkame kohe siit juba salongist proovisõidu poolega. Usu mind, see proovisõit kulgeb meil väga erinevatel teekondadel, aga nagu ikka, esimesed asjad esimesena. Ja üldmulje salongist on lihtsalt vau, sest et Ameerika autotootjatele, vähemasti selle konkreetse autotootja koosolekuruumi jõudis informatsioon, et inimesed autoga sõites viibivad nende sees ja lõpuks ometi sellele pöörati siis piisavalt tähelepanu ja siin on tõesti kõik priima. Ärme loomulikult hakka teda võrdlema võib-olla mingite ekstreemselt kalliste sakslastega, aga ütlen ausalt, virisemiseks siin põhjust ei ole. Sul on nahaga kaetud armatuur, mille servad on õmmeldud, kõik plastpaneelid on päriselt selle auto jaoks loodud, see kõik sobib siia. Käivitusklahv on väga mõistliku koha peal, sõidurežiimi valikutest saad kohe aru. Üks asi on muidugi imelik. Ram on kogu aeg olnud siitkangiga. Nüüd on see nagu igas sõiduautoski, kang on lihtsalt siin ilusti sul käe juures konsooli peal ja anna minna. Ausalt öeldes, mul on muidugi küsimus, et mille jaoks on üleüldse käigukang mul siin kui selline, sest et need autod on saada ainult automaatkäigukastidega, siis nagu kangi kui sellise vajadus tegelikult on ju nagu on. Siin võiks vabalt olla klahv, park, reverse, drive, sellest täiesti piisaks, aga no, on tehtud nii. Ja ausalt öeldes mulle kui nagu sellisele pigem Euroopa autosõbrale see lahendus isegi meeldib. Mul on kuidagi hea siin kätt peal hoida, sest et mu küünarnukk toetab siin niikuinii sellisele pool meetrit korda pool meetrit käetoele, mis võiks vabalt olla iste nii mõneski autos. Aga siin vedeled niimoodi laisalt peal, hoiad oma kätt ja kuidagi tunned ennast nii-öelda, et nagu kunn sa reaalselt kontrollid olukorda. Vaatamata sellele, et see auto kaalub tugevalt üle 2 tonni, on üle 2 meetrit kõrge, 2 meetrit lai, pikem kui keskmine kalapaat ja nii edasi, on sellega tegelikult uskumatult normaalne sõita. Mina ausalt öeldes ootasin siit masinast sellist üsna robustset sõiduelamust, aga ei, see on ikkagi imelik küll, aga inimestele tehtud auto. Ja siin on väga palju väga lahedaid, väga kaasaegseid mänguasju. Loomulikult on keset armatuuri on mul iPad, mille pealt muu hulgas saab mõõta ka näiteks veerandmiili aegu. Reaalselt joonistatakse sulle graafik 100 meetri kaupa, mis kiirus ja mis aeg oli konkreetses punktis. Ameerika. Veerandmiil on väga oluline näitaja ja kui palju see veerandmiil tegelikult on, seda ei oska päris täpselt öelda, sest andmed on igal pool erinevad ja ka selle auto omanik
ei osanud täpselt numbrit mulle anda, sest et iga kord ta sai erinevaid numbreid, aga ütleme nii, et üldiselt on see seal 13 sekundi mäng. Pidurid lihtsalt ei jaksa seda autot kinni hoida, et teha korralik launch. Muidugi mootor on ilmselt selle auto see põhiteema, aga ei. T-Rex ei ole ehitatud ainult ümber mootori. T-Rexil on kõik asjad teisiti. T-Rex mudel on tugevdatud raamiga, tal on pikendatud sillakäik ja tal on juba küljes, siis kuidas nüüd öeldagi, rõhukompensaatoritega amordid, need on need nii-öelda pisikesed paagid amordi küljes, kus siis hoitakse rõhureservi, sest et sillakäiku on sellel autol juba tehase poolt 350 millimeetrit. Ehk siis selleks, et sellel autol rehvi vahetada, on vaja teda tõsta vähemalt 35 sentimeetrit maast lahti, muidu rehvid maaküljest lahti veel ei tule. Üsna kihvt on näha, et rehvid, just need samad, millest siin juttu oli, on sellele autole vastavad. Siin ei ole 26 tollised kroomväljad, kuhu on rihmad peale tõmmatud. Siin on päriselt maastiku rehvid. Ja maastik, muide, on midagi, mida see masin neelab lausa vaatemängulise kergusega. Ja siin on sulle väike lõik sellest. Nagu sa just nägid, ei ole selle autoga mitte mingeid probleeme ka täiesti sõgedaid asju korraldada ja see auto on loodud seda kõike taluma. Ja siit nüüd küsimus, et mis auto see selline siis õigupoolest on? Ametlikult on see maastikusuutlik sõiduauto. Ta nimelt on ka B-kategooria sõiduk. Ma ei tea, mismoodi, sest et kandevõimed ja veovõimed sellel autol tehase andmetel on pehmelt öeldes muljetavaldavad, aga ta on kohandatud siis nii-öelda meie seaduste ja meie reeglite järgi. Lahe lugu selle konkreetse masinaga on see, et tema on pärit otse loomulikult USA-st ja ta on valmistatud USA turule, mis tähendab seda, et näiteks väljalaskesüsteem on sellel autol natukene valjem kui tema, siis ütleme, euroversioonidel. Ja temal ei ole seda tüütud soft limiteri, nii et temaga saab koha peal gaasiga mängida ja kuulata just. See on ju midagi. Ja häältest rääkides edasi, kuna sellel masinal on meil ikkagi 6,2 liitrine kompressor laadimisega mootor, siis on siin kuulda seda mõnusat mehaanilist kompressori vingumist. Ja vingub ta üsna äratuntavalt, üsna valjult, aga mitte segavalt. Kui gaasipedaal tõesti põrandas kinni suruda, siis see kompressori undamine on ikka väga esile tungiv. Tavalisel sõidul natukene undab ja see on isegi päris lahe ja sükene nagu iseloomulik tunnus sellele autole. Ja sellega sõites sa tunned, et sa sõidad tegelikult millegi üsna erilisega.
see ei ole su tavaline kastikas, see on kastikate selline, noh, kuidas ma ütleks, natuke sõge, natuke arulage, natuke päris kõvasti tegelikult ülepingutatud versioon, aga mina olen nii siiralt üllatunud selles autos just selle koha pealt, et kui normaalne ta tegelikult on. Jah, tal on käitumises omad eripärad, kuna ta on täisraamiga auto, siis ütleme üle Konaruste sõites on natuke siuke tunne, nagu sõidaks liinibussiga. Et kui me võtame siia ühe tüüpilise sõiduauto oma kandevkirega, siis jaa, tema käitumine pinnasel, kehval pinnasel on väga erinev sellest autost. Aga see ei ole mitte ühestki otsast halb uudis. Täisraamiga suured rasked masinad nii käituvadki. Minu jaoks on hämmastav, aga hoopis see, et kuivõrd normaalseks on suudetud lihvida selle ääretult suutliku masina käitumine. Meil on siin sõidurežiimi valikuid siiamaale palju. Meil on siin off-road versioon, meil on siin isegi olemas rattad lennus versioon ja päriselt. See autotootja julgustab sind minema selle autoga hüppesse. Selle jaoks on olemas eraldi versioon. No vaata seda. Kas see pole mitte natuke jabur või, et autol on reaalselt selline versioon, et mine hüppama? Loomulikult on siin igasugused külgkalde assistendid, siis on meil aeglustid, pidurdusassistent, mäkketõusu assistent, meil on siin kõik need pealraja assistendid ja nii edasi. Kõik kaasaegsed mänguasjad on küljes. Aga noh, loomulikult sellisel masinal see kõige see seksikama osa on loomulikult see mootor. Ja see mootor on hämmastav väga mitmel moel. Üks põnev lugu on see, et kuidas saadi kätte üle 500 kilovatti võimsust sellisest tsaariaegsest mootorist. Nimelt on see 6,2 liitrine mootor, no jaa, töömahtu jagub, eks ju. Aga see on kesknukkvõlliga, tõukurvarrastega tsaariaegne mootor. Selle mootori disain pärineb sisuliselt 60-ndatest. Noh, loomulikult see ei ole 60-ndate mootor, aga ütleme, see põhiarhitektuur on Ameerika autotööstuses juba meetsikult vana. Ja see on ka viimane. Siit edasi juba tulevad 4-klapised nukkvõll peas tüüpi mootorid. Aga 6,2 liitrit malmblokiga mootor, mille otsas istub meeletult suur mehaaniline kruvikompressor, mis on muideks vahejahutiga. Ja kütuse sissepritse on lahendatud vanaviisi, ehk siis siin on portpritse, mitte see neetud lollakas otsepritse ja tänu sellele on selle mootoriga võimalik ka üsna lihtsalt ja efektiivselt ära teha üks trikk. Ma arvan, et sa juba aimad. Loomulikult elevant ruumis, kui me räägime 2,5 tonnisest masinast, pea 3-sest tegelikult, millel on 6,2 liitrine mootor ja mis arendab üle 500 kilovatti võimsust, peaaegu 900 newtonmeetrit väänet, on loomulikult kütuse kulu. Ja noh, see number, jällegi andmed on erinevad, sõidustiilid on erinevad, kas see masin teeb sihtotstarbelist tööd, kas ta päriselt veab ka käru või ta lihtsalt teeb seda, millega mina praegu tegelen, sõidan rahulikult linnas. Aga arvestama peab ikkagi sükse jämedalt 25 liitriga, mida tänaste kütusehindade juures loomulikult ei ole nagu vähe, aga minu head sõbrad Gaasnetist tegid selle autoga väikse tšiki-briki ja nüüd on selle auto kilomeetri hind umbes selles kohas, kus ühel keskmise suurusega korraliku mootoriga sõiduautol. Et jah, põletad tegelikult nagu 25, aga maksad enam-vähem 15 eest. Ja see muudab selle auto juba palju sõidetavamaks. Siin on 2 mega suurt gaasipaaki, mis on meil siin ilusti auto kõhu all ja anna minna ja töötab süsteem mulle täiesti märkamatul kujul. Ma tean, et ta läheb bensiini pealt käima ja lüütab ennast gaasi peale ringi.
ma ütlen ausalt, ma ei ole suurim gaasifänn, aga sellel autol, kuna tal on portpritsega mootor, siis why not? Siin tegelikult ei olegi see nii crazy uudis. Kui see on korralikult seadistatud ja käib korralikult ka nendel hooldustel ja asjadel, siis see tegelikult töötab. Aga okei, ma ei ole siin selleks, et sinuga gaasist rääkida. Gaasi ma tahaks hoopis vajutada ja ma arvan, et me lähme otsime ka ühe sükse hea lõigu, kus me seda pedaaliga vajutada saame. Seni aga ma jätkan sulle sinuga rääkimist sellest auto üldisest kasutatavusest ja vaatamata sellele, et tal on uskumatult normaalne vedrustus, loomulikult tema mootor teeb ka sõidu väga muretuks, kõik on väga sükene nagu rahulik, aga on sellel autol üks probleem ja see on tema parim omadus, tema suurus. See suurus loomulikult annab meeletult suure avaruse, väga hea väljavaate, ülevaate kogu liiklusest. Aga ta on nii suur, et näiteks parkida on seda autot reaalne huumor. Lähme proovime seda. Lähme Maxi Marketi parklasse ja vaata nüüd, milline näeb välja see parkimine. Vot täpselt selline kentsakas nikerdamine. See nõuab natuke harjumist ja ilmselt ka natukene jalakäimist, sest et sa ei saa parkida kõige mugavamale ukseäärsele kohale. Sa pead sellega ikka natukene kaugemale jääma. Ja vaata kas või kuidas ta mahub joonte vahele. Sisuliselt ju ei mahugi. Aga vaatamata sellele, et selle masina parkimine tavalises kaubanduskeskuse parklas on pehmelt öeldes ebamugav, siis tegelikult toob see masin kõik need, ütleme siis, ebamugavused tegelikult kuhjaga tagasi, sest et selle masinaga sõites tekib sükene poisikese tunne, sükene rõõmus, muretu tunne, sest et kõik on kuidagi poole kihvtim. Kõik on nii ülivõrdes, sul on tohutult powerit, sa oled erk-oranž, sul on väga mugav, sul on megalt ruumi ja kui sa kuskil pargid ja on mingi äärekivi või asi, siis on täiesti siiralt ükskõik sellest, ära päris 100-ga sinna otsa sõida, aga ma arvan, ega midagi väga hullu ei juhtuks kah. Et see on kuidagi nagu nii sükene tead, suur lollakas oranž koer, vaata, ta teeb sul alati tuju heaks. Tõenäoliselt närib ta su diivani ära ja rahakoti, aga ta teeb su tuju heaks ja kui sa natukene gaasi annad, kuulad, kuidas see kompressor undab siin vahel, see on nii kihvt, see on päriselt kihvt. Miks seda autot vaja on, miks ei võiks osta Rammi näiteks 3-liitrise diisliga, mis võtaks ilma naljata 15 liitrit vähem kütust kui see ja tegelikult tavakasutuses ei jää ka mitte kuidagi alla. Eks see on lõppkokkuvõttes ikkagi maitse asi. Et bensiinimootor loomulikult ei ole võib-olla kõige kohasem sellisesse kasutusse, aga siin ongi mindud sellele kaardile, et see on veidi üle võlli ja see on just nendele inimestele, kes, kuidas nüüd öeldagi, kes ei taha seda halli metallikdiislit ja loomulikult päris elus, kui mõnus, kui tihti muidugi sa päris elus niimoodi sõidad, polegi oluline, sul on see võimalus. Ja see nii joovastab ja nii mõnus tunne, mis siin tänu sellele sees tekib. Ja loomulikult nende hääled ja asjad, see on kõik see, mida sa sellest 3-liitrisest diislist ei saa. Ma ei taha öelda, et see 3-liitrine diisel on paha auto. Ma ise käisin üht vaatamas, aga kui sa ostad omale Rammi,
siis sul ju natukene on ikka seda edevuse kaarti ka, eks ju. Sa ei osta seda ju 100% puhtalt praktilistel kaalutlustel. Noh, ja tõepoolest, mõni rämm on väga praktilises kasutuses, aga ma julgen väita, et 90% rämmidest ei ole praktilises kasutuses. Ja siis see skuup siin kapoti peal, mida ma esiklaasist väga kihvtilt näen, ja see vinguv kompressor, see on lahe. Ma räägin, see auto teeb päeva heaks lihtsalt, see on nii mõnus sellega sõita. Ja sul on väljavaade, sul on kõik on lihtsalt vägev. Lihtsalt vägev. Mul ei olegi muud sõna. Tavaliselt ma iseloomustan autosid sõnadega nagu optimaalne, praktiline, mõistlik. No sa saad aru, kuhu see jutt läheb, on ju. Aga teeme nüüd natuke pulli ka. Me oleme sellises mõnusas kohas, et me saame siin sellise väikse tõmmeka teha ja vaatame, kuidas see Monster siis päriselt 0-100 liigub. Sa ma ütlen ausalt, seda tõmmekat tehes oli mul tunne, et maakera hakkab teistpidi ringi keerma, sest see on ebanormaalne, kuidas see asi lihtsalt jõuga sikutab. Ta ei ole sekundite mõistes võib-olla nii tohutult kiire, sest et jällegi see auto kaalub umbes 68 tonni. Aga see, et meil on peaaegu 900 newtonmeetrit kompressor bensiinimootor, see on tige ja lõbus. No loomulikult praegu, kuidas öelda, midagi väga keskkonnasõbralikku ilmselt meie mürgavatest summutitest välja ei lennanud, aga see oligi ju selle asja mõte. Kui lahe sellega sõita on. Ja ma arvan, et ma natuke aega sõidan sellega veel, sest mul on natukene isegi kahju seda masinat omanikule tagasi viia. Jaa, sellest rääkides, kui sa tahad, et sinugi autod või auto saaks sellise vahva pildi videomaterjali kajastuse, siis kirjuta mulle Eduardi autovideod@gmail.com ja paneme plaani paika. Seniks kuniks, aga mina siiralt tänan sind, et sa leidsid aega selle video läbi vaadata ja näeme peagi.